lapsed koos, loodame, et õnne. Tulemast Gruusiasse, nagu näete, oleme siin matkagrupiga. Sellekordse reisi peamine eesmärk on siis Kaspeki esimene päev. Praegu tuju hea, väike snäkipaus. Kuskil Küngastajaga on Kaspeki. Tea, kuidas see kohalik, kuidas nimes oligi. No kuidas oli? Preidik teab. Kimmartsvaari või mingi siuke asi. Väga hea. Siin on kohe künka peal on tegelikult on Cafe 360. Kuulge, öelge selle kohaliku mäe nimi, mille otsa me ronime. Kvintsvarvin, Kvintsverts. Mingi vulkaan on. Kui suur see võtt on? 110 pluss 20 pluss 5. Aga jah, siis on õigele mehel antud kott. Kaspeki teine päev. Ja just jõudsime esimese liustikuni. Õppisime kasside jalgapanemist, kõitepanemist. Ja nüüd ületame oma esimest liustikku. Natuke udune, aga muidu on ilm hea, vihm on pigem vähe. Siis vahepeal tuleb ka päike välja, head vaated. Nii et naudime ronimist. Tipp-topp. Meteo. Pole Meteos kunagi nii palju telke näinud kui praegu. Ja uusi maju järjest tuleb, näed. Putka siin. Chill corner. Selline koht. Ilmselt saab süüa siin. Aga telke on tõesti palju. Korralikult üles ja suur hool. Me loodame, et tõenäosus on hästi väike, et keegi kukub, aga kui keegi kukub, siis on väga suureks abiks, kui ta teab, mis kirkaga teha. Jah. Selle all on siis meie baaslaager Meteo 3600 ja täna on väike matkapäev, Aklimati matk. Tõuseme 4000 peale, natukene harjutame ennast kõrgusega. Kaabel, Betlemi kaabel, 3900 midagi, tegime Aklimati tõusu. Nüüd istume, puhkame siin, harjutame keha, kõreda mõhuga. Meteo Stationi laager on seal all. Mis me sööme siis? Ungari Pekalvaga. Nii, alvaat tuleb siit. Vaata, kokk räägib. Et see on siis metsagurmee, mida mulle soovitati mehed, kes käivad iga talv halti otsas suuskadega. Et see on hästi rammus, suht kompaktne, ei jäetu ära. Seda saab iga ilmaga süüa ja ta on täpselt seal tipupäeval on siuke korralik, jõuline, rasvane kalorilaks. Kellel oli vaja? See kivi on väga raske. On ikka hea küll. Kus sa minema hakkad niimoodi öösel? Pole, ma ei tea. Tekkis tunne, tahaks koju minna. No nii, kell on 00.18. Meteos, kõik on valmis. Stardime Kaspeki tipu poole. Tiputõus 2,5 tunni käinud ja paneme köide.
kõrgus 4400. kell on 4:45. oleme esimene köiskond. teeme kõikidele rada. väga palju lõhesid on. väga vahva on. kõrgus on 4,5 peaaegu. kõik on väga tublid. tuju on hea. selline päiksetõus. ja seal nemad tulevad Venemaa poolt. teevad ka spekki. siin Sadula peal saavad rajad kokku. Gruusia poolne rada, kust tuleme meie. ja siis Venemaalt tulev rada. Siukse ilusa päiksetõusuga saame kokku ja lähme sinna tipu suunas. peal. Lauri, kas sa võtad päikest? On mõnne? Jaa. Nii kõrge pole varem päikest võtnud. 5 kilte on vist peaaegu täis. Siin on minek. Kell on 8:16, 13 august. Olen 3. korda Kasbeki tipus. Üldse 4. korda Kasbeki mäel. Tuleb ka. Ilm on super ilus. Tulen jaapi kõrvale. Enne kui ma hakkasin vaidest. Pole, las olla. Lauri, mis emotsioonid? Kihvta! Aga sa oled ka kohe õllega või? Muidugi! Erinevad taktikad, ma saan aru. Ja Kasbeki baaslaagriga selles korras. Olime siin 4 ööd ja nüüd läheme alla tagasi. Rasked kotid uuesti seljas. No kuidas kogemus? Päris okei. See kandkond siit saab nakkusime. Külmad. Tulime siis peale matka sauna. Siin on looduslik kuumvesi ja siin pestakse kõik meid ilusasti puhtaks. Kristjan on esimene, kellel on võimalik saada mustast mehest puhas mees. Korralik pesu. Et selline vanasti tehtud väävli, mis vannid. Väga ilus muster. Ja siin siis lõgastume.